Et tervist ja minu nimi on siis Margus Muld ja mina töötan sellises firmas nagu Trigant Dairy Farming Estonia. Et seal on siis omanikud oma raha kokku pand ja siis soovivad oma raha väärindada meie juures. Ja meie äri on siis aastast 2006 alguse saanud. Et me ostsime ära siis kõigepealt 2 farmi, et üks on siis Raplamaa, Kaiu LT ja teine farm on siis Saaremaal, Kärla põllumajandusühistu. Ja 2012 me ostsime siis ära ka Väätsa Agro pankrotist. Ja kui alguses me oleme alati, kui Kaiu ostes oli meil 50 inimest tööl, siis täna meil kuskil 38-39 olen hooajast inimesi tööl. Ja Väätsa Agros siis samuti, et kui me ostsime 130 inimest tööl, siis täna meil on seal kuskil 90-95 inimest tööl. Ja see pilt siin taga, mis jookseb, on siis meie kõige suurem ja viimane investeering hetkel veel, et on siis 11 miljonit eurot investeerisime siisÄramaale Väätsa Agrosse. Et kokku meil siis kogu Eesti peale, kus Väätsa Agroga, Rapla ja Kärlaga on siis harida 800 hektarit maad. Meie grupis on 3600 lüpsilehma, pluss siis veel enam-vähem sama palju noorkarja, et kokku kuskil 7500 looma on meie firmades kokku ja inimesi kokku on see kuskil 175 inimest töötab meie juures ja iga päev siis viime kuskil 125-135 tonni piimatööstustesse. Et see ongi nagu lühidalt hästi kiirelt nagu öeldud meie selline struktuur ja olemine. Et nagu täpsemalt rääkima töötajatest ja nendest, et kuidas me nagu neid inimesi enda juurde tööle saame, et eks me oleme samasuguste probleemidega silmitsi nagu meil kõik tööandjad on, et samuti inimesi jätku ja kõige suurem põud on kindlasti spetsialistidest. Et ma just mõtlesin, et kellega on minul nagu kõige kauem aega läinud, et inimene leida, et kuna meil on ka Raplamaa inimene on väga hea, et Lenno Link, kes aastast 2006 juba on juhatanud Kaiu LT-d ja kui me 2012 ostsime Väätsa Agro, siis mõtlesime, et kuidas me nii head inimest saame kasutamata, et siis juhatas vahepeal mõlemat nii Väätsa Agrot kui siis ka Kaiu LT-d. Ja kuna Väätsas ikka tööd on oma jagu, 2300 lüpsilehma 5 hektarit maad, et pidime Kaiusse leidma kindlasti ka tegevjuhi. Et olid vahepeal 2 inimest, käisid meil suht kiiresti läbi. Mõnega vist tööaega lugeda kuudes, teisega saime aasta ja natuke peale kokku. Ja siis läbirääkimised uue praeguse tegevjuhiga Silver Kask on tema nimi. Ma arvan, et ma ütlesin mul kuskil üle aasta aega, aasta poolteist, et teda siis nagu meelitada Lõuna-Eestist oma kodukohast siia Kaiusse tegevjuhiks. Ja samuti on meie spetsialistidega, et kui me võtame Väätsa Agro, ega siis spetsialistid on meil seal õnneks päris noored, et osad on otse ülikoolist, mõned on vahepeal praktiseerinud, töötunud kuskil, aga ikkagi kuskil siin on 30, natuke peale, natuke alla, enamus on spetsialiste Väätsa Agros, nii agronoomid kui siis ka loomakasvatuse poole peal. Ja need on samamoodi, et nad ei ole üldjuhul kohalikud inimesed, et me oleme nad nagu suutnud mujalt kohale kas meelitada või pakkuda neile selliseid töötingimusi, mida võib-olla mujal ei saa. Või me vähemalt oleme püüdnud neile võimalikult mugavalt selle töökoha ja selle ümbruse tekitada. Ja ma arvan, et mis inimesi, eriti spetsialiste nagu kõige rohkem tõmbab, on nagu see, et me püüame neid võimalikult palju tõmmata ka meie otsustusprotsessidesse sisse. Et saab loomaarst öelda oma arvamuse, saab loomakasvatusjuht öelda arvamuse, agronoomid, kõik inimesed on nagu kaasatud otsustamisprotsessi ja samuti muidugi kindlasti vastutamisprotsessi. Ja inimestel nagu meeldib alati see, et kui nad on otsustamise juures, neil on rohkem infot käes ja pärast ka siis tagasiside juures, et kindlasti neile pakub eriti, kui oled nagu suhteliselt noor spetsialist, et see pakub nagu õppimise võimalust nagu päris ohtralt ja nagu päris palju. Ja spetsialistidega meil on nagu suhteliselt hästi, et eks vahepeal jookseb niimoodi, et on paar kuud või 3 kuud vahet, et kui üks inimene on mingi põhjus ära läinud, ja uus inimene kas pole leitud või pole veel tööle asunud, aga me oleme suutnud need augud ära katta. Et meie jaoks on nagu alati oluliselt
me ei saa öelda oluliselt, aga ikkagi väga suur probleem ka lüpsete, karjakute, töökohtade täitmine, et kuna see töö on ikkagi niisugune must, temperatuur vaheldub, suhteliselt külm on talvel, suvel jälle palab, et nende töökohtade täitmisega on meil probleeme ja on ka praegu probleeme. Aga õnneks meil on praegu veel võimalus kasutada, vähemalt praegu loodetavasti uued poliitikud, uus võimsad ära ei keela, et saame ka kasutada praegu ukrainlastest tööjõudu. See päästab meid lihttööliste töökohtade peal, et kuigi see inimeste protsent, kes meil praegu Ukrainast on, ei ole suur, et Kaius on praegu 6 inimest Ukrainast, Väätsas on ka kuskil 6 inimest, et arv natukene hakkab suurenema, aga enam-vähem suurusjärgud on enam samasugused praegu, aga see annab meile võimaluse, et me saame need töökohad täita. Ja miks me need saame täita ja me saame need suht kiiresti inimesi välja õpetada, et kui mingi lüpselt või karjakud või vasikatalitajad toome Ukraina töötaja tuleb töötama, siis me suudame ta välja õpetada tegelikult kuskil 1 kuni 2 nädalaga, vahel jääb ka 3 nädalat. Et see õppeaeg ei ole ka tegelikult väga pikk. Ja töötajate tulemine-minemine, ikka on tulijaid ja ikka on minejaid, aga tegelikult seda suurt kaadri voolavust me hetkel praegu ei näe, et tavaliselt mis spetsialistid on ära läinud, tavaliselt on see probleem, et kas nad ise tulevad, et aeg on täis saanud, on aega edasi minna, või on siis kellelgi olnud ka mingid isiklikud probleemid, et üldjuhul me oleme püüdnud teha niimoodi, et ei ühelt ega teiselt poolt, et mingisuguste konfliktidega keegi ära ei ole läinud. Ja palgad ja töötasud, et eks me oleme püüdnud ka neid lüpsetel, karjakutel võib-olla vähem, et neil on tunnitöötasu, aga kui on juba spetsialist, et loomaarst või seemendaja, siis me rakendame ka kindlasti tükitööpõhist arvestust, et on olemas põhipalk ja siis on olemas tükitöö, et inimestel oleks huvi töötada, natuke rohkem vaeva näha ja siis saab ka tasustatud, et mõlemad pidi, et teed rohkem tööd, saad rohkem raha, ei teed vähem tööd, saad ka vähem raha. Et põhimõtteliselt on see, et kui keegi palka küsima, aga veel on ei ole veel kõik võimalused ära täidetud, et siis ütleme, et võtta see ära, et saadki palgatõusu, et tee natuke rohkem. Ja mis muidugi trend on see, et kui vanasti, ütleme mõned aastad tagasi, võib-olla kui inimesed olid rohkem nõus ka ületunde tegema, ja siis me näeme järjest rohkem, et inimestel on tegelikult ainult üks soov, et võimalikult vähe töö juures aega veeta või tööd teha. ja siis võimalikult kiiresti koju minna, et samuti meie sektor samamoodi, et püüame inimestel pakkuda ikka 8-tunniseid tööpäevasid ja puhkuseid ja vabupäevi, et muidu ei ole võimalik enam inimesi tegelikult tööle saada, kui mingi 10 aastat või isegi natuke peale, 10-15 aastat tagasi või isegi vähem, 10 aastat, siis olid veel enamuses nõus töötama 12 tundi päevas ja mõned mehed panid siin 30-31 päeva, kuus tegid tööd ja enam-vähem 365 päeva aastas välja ei tulnud, aga enam-vähem 300 tuli välja plussiga, et selliseid töötajad enam ei ole, et pigem on see, et kõik otsivad puhtamat tööd 8-5 ja mida vähem tööd saab parem. Et kindlasti on palgaprobleem, aga kindlasti on ka see, et ei taheta isegi seda maksimumi võtta, ollakse nõus väiksema palga eest tööd tegema, aga ka kindlasti vähem tunde tahaks tööd teha. Et see on see trend, mida me selgelt näeme, et me ise ostame ennast rohkem tehnoloogiat farmidesse sisse, et need inimesed, kes tulevad, võivadki võib-olla töötada meie juures kokkas paar kuud, aga nad suudavad selle jooksul selgeks saada ja oma panuse tegelikult ära panustada meie juurde, et meie väljaõpetamise vaeve ja nendega, vaid nad suudavad meile ka mingisugust lisandväärtust tekitada. Et ma arvan, et see on ainuke võimalus, et rohkem tehnoloogiat ja kohaned ise selle turusituatsiooniga, et vastu tööturgu ujuda ei ole võimalik. Ma ei usu sellesse, et pigem on see, et see äriplaan lõpeb suht kiiresti otsa, et on vaja leida see tee sellises olukorras ellu jäämiseks, aga see muud polegi. Eks kindlasti ka praegu neid töökohti tegelikult on võimalik leida, kus sa väga füüsilist tööd tegema ei pea, et mida mõne aasta eest, mõtlen 10 aasta eest ei olnud võimalik väga leida,
et meie juures on ikkagi see töö ikkagi jäänud füüsiliseks tööks suurel määral. Et ma arvan, et trendi loovad just need võimalused, kus sa ei pea ennast nii palju füüsiliselt pingutama. Ikka väga palju asju käib üle interneti, et ma ei oskagi see alustada, kust alustada, et no, kõik loomad on kiibistatud, loomad kõnnivad ringi, mõõdame nende aktiivsust kogu aeg, loomad tulevad lüpsile, lüpsiplats märgib, saab aru, mis loom lüpsile tuli. Lüpsiplats on nii tark, et mõõdab ära selle, et millal lüpsimasin alla pandi, palju piima tuli, mis kvaliteediga piim oli. Ja inimene mahubki selle vahele, et tema peab selle veel vähemalt hetkel veel peab, et robotid on muidugi olemas, aga ei ole veel nii efektiivsed, et tema peab selle masina veel alla nii-öelda loomale panema. Et kui me ostsime Väätsa Agro, siis kui meil oli laaspidamise laut, üks laut veel, et siis oli ühe lüpse koht oli kuskil 45-50 looma, keda üks lüpse suutis päevaks ära lüpsta. Siis täna Väätsa Agros lüpsame 2000 lüpsilehma, kes iga päev lüpsil käivad 3 korda päevas, et 6000 lehma käivad korraga päevas lüpsil ja meil on siis nende 6000 lehma peale siis kolm lüpset ühes vahetuses ja 2 vahetust on päevas, nii et 6 lüpsega lüpsame 6000 lehma ära, nii et ühe lüpsega 1000 lehma päevas. Et see näitab lihtsalt, kuhu kaugele on tehnoloogia läinud ja kuhu see asi nagu edasi kindlasti läheb, et üks hetk on kindlasti see hetk, et enam ei ole ka seda 3 lüpset seal karusselli ääres, et on üks robot või mitu robotit, kes selle lüpsimasina sellele lehmale alla panevad, et me jõuame kindlasti üks hetk sinna, et hetkel veel ei ole. Ma arvan, et see on 5, 6, võib-olla 10 aasta kaugusel. Kui seda Ukraina turgu praegu meie jaoks avatud ei oleks, siis ma oleks ikka päris suures hädas, et kindlasti jääks meil midagi tegemata ja kindlasti ei oleks meie tulemused nii head. Et tegelikult need lisatööjõud käed, et me Eestis neid praegu ei leia, et nagu oli jutt, et tegelikult tööhõive on tegelikult kuskil 66 või isegi 70%, et sellest nagu kõrgemale väga kuskil minna ei ole ja selles arvestus ongi sees, kas see oli 16-74 aastate vanused inimesed on selles sees ka, et sellest nagu kõrgemale ma usun, et ei suudagi väga numbrit teha. Et küsimus ongi selles, mis edasi saab, et mis majandusest edasi saab, et mis ehitusest saab, muudest sektoritest ja ka meie põllumajandusest, et küsimus on, et kui inimesi võetakse, et nii lihtne see ongi, et kui inimest ei ole, siis ei ole võimalik ükskõik mis palka maksta või mis iganes, kui inimesi lihtsalt ei ole, siis neid inimesi ei ole, et meil on võimalus ainult kuskilt siis teisest riigist endale juurde tuua, et ega meil ka ukrainlastele või kellelegi ei maksta vähem kui eestlastele, et see ei ole kaugeltki nii, et ja ma arvan, et need palgad ei ole ka kõige madalamad sugugi mitte. Et eks me oleme tegelikult neid inimesi otsinud, Kaiu näiteks loomaarsti, me otsime ka mitu kuud oli tegelikult ametikoht täitmata, et me suudame neid töökohti mingil ajal nii-öelda katta teiste inimeste tööga ja ega siis mõnikord ka teenust väljapoolt sisse osta, kui selleks võimalus on. Aga kindlasti on iga aasta järjest raskemaks läinud inimestega ja eriti spetsialistide leidmine, et see aeg, mis see töökoht on võib-olla vaba või see vaev või aeg, mis me peame nägema, et see inimest üldse leida ja enda juurde tööle saada ja see kindlasti on pikenenud ja järjest keerulisemaks läinud. Et ja kindlasti läheb tulevikus samamoodi järjest keerulisemaks. Et eks meil on lihtsalt enda vaja leida neid nippe, et kuidas inimene lauta saab, või meie juurde tööle, et ongi see töökeskkond. Ma arvan, see on kõige põhiline töökeskkond ja siis hakkavad tulema igasugused palgad ja muud hüved, et autod ja muud asjad, mis sinna juurde nagu käivad, et noori mehi on õnneks suht lihtne motiveerida autoga või mingi muu asjaga, et ostad väga kallim auto ja maksab paarsada eurot kuus rohkem ja on olemas. 2018 aasta me investeerisime Kaiusse ka juba 3,7 miljonit eurot ja ehitasime siis 500 pealise lauda juurde ja vasikalauda juurde, sõnnikuhoidlad ja kõike muud asja, nii et kokku investeering oli 3,7 miljonit eurot. Ja see on järjekordselt nagu hea näide sellest tööjõu efektiivsest kasutamisest, et põllu peale inimesi rohkem juurde tule, et neid lehmisid ära toita, lauta, kui meil lisandub 500 looma, lüpsilehma tuleb juurde, siiamaani oli Kaius kuskil 650 lüpsilehma, tuleb kuskil 500, tuleb juurde, saab 1150 lüpsilehma, sest töökohti samal ajal me loome juurde kuskil võib-olla 2-4 töökohani, aga loomade arv läheb topelt. Ja 2019 me praegu Kaiut rohkem ei ehita edasi, ei renoveeri, aga suure tõenäosusega 2020
lähme järgmise etapiga edasi, ehitame Noorkõralauda ja ehitame mõned silohoidlad juurde, nii et 2020 suure tõenäosusega, kui meiega majandusega väga nagu nässu ei lähe, eriti piimahinnaga, siis me investeerime veel kuskil ligi 2 miljonit eurot Kaiu LT ehitistesse. Aga jah, et järjekordselt meie töökohti väga palju läbi selle investeeringute juurde ei tee, aga investeerime selleks, et olla üldse konkurentsis ja toota nende inimestega ja selle inimressursiga, mis meil nagu on, võimalikult palju. Meie ei saa lattu toota, et me oleme nagu selle toiduahel võime öelda niimoodi suht viimane lüli, et peale meid tulevad piimatööstused, kes siis selle piima, mis me toodame, ära väärindame ja muidugi suur osa läheb ka siis otse Eestist välja, läheb siis kas Lätti või Leetu. Ja Eestis muidugi on see, et me praktiliselt toodame 2 korda rohkem piima, kui me ise ära tarvitame Eestis, et meil ongi see ekspordi osakaal on nii suur, et me sõltame väga palju maailmaturu hindadest ja sõltume ka väga palju sellest, et kuidas meie selle ümberskaudsetel põhimõtteliselt ka Baltimaade piimatööstustel läheb, et me sõltume väga palju sellest. Aga me ise saame ainult olla sellised, et kas teha ise enda piimatööstus, mis on ka võimalik. Muidugi see on väga suur investeeringud nõudev ja meie sektorist natuke väljas olev teema. Või siis teine asi, mis teed me oleme läinud, et see piima tootmine ise võimalikult efektiivseks muuta, et suudaksime sellistes piimahinna tingimustes nagu ellu jääda, et kui me vaatame ka pikemalt ajalukku tagasi, et siis viimased 10 aastat ei ole praktiliselt piima keskmine hind meie jaoks muutunud, ta on vahepeal üles käinud, vahepeal allapoole käinud, aga see piima keskmine hind ongi kuskil seal 300-310 euri tonn ja meil on praegu see keskmine hind, aga mis on sisenditega juhtunud, palgad on kasvanud siin viimastel aastal 7% aastas ja samamoodi kõik teised sisendid kasvavad. Et me lihtsalt, et tulevikus üldse ellu jääda, me peame olema võimalikult efektiivsed, et muud variante meie puhul nagu ei ole. Meie oleme oma grupi piimad jaganud 3 piimatööstuse vahel, et Väätsa Agrost läheb üks 29 tonni piima läheb päevas Estoverile ja ülejäänud piim, me toodame 80 tonni piima Väätsas, ülejäänud läheb Aliole, Kaiu LT on Estover ja Saaremaa siis Saaremaa piimatööstus. Minu isiklik arvamus sellest ühistulisest piimatöötmisest ja sellest, ma natuke ma ei oska käsi kuhugi panna, aga ei ole nagu, mul on see ühistutesse kahjuks ma nagu sellisel kombel, nagu nad praegu olemas on, mina ei usu. Ja ma ei usu sellepärast, et see kõik on võrdsed. See nagu minu arust ei lähe nagu äri ja kogu selle kontseptsiooniga kokku. Et kui ühistut teha, siis ma olen nagu nõus, et need kindlasti sünnivad. Aga need võib-olla ei ole nagu ühistu nime all enam või on aktsiaseltsi või osaühingu nime all. Et täpselt see, kellel on nagu rohkem piima või on rohkem nõus investeerima sellesse tootmisesse või ühistegevusse, sellel on ka selle võrra nagu kõvem õigus seal ka kaasa rääkida selle otsustamise juures. Et praegu ühistud on tehtud selles mõttes nagu kõik on võrdsed, et üks inimene või üks tootja või farmer, kes viib sinna 100 liitrit piima päevas või see, kes viib 100 tonni piima päevas, et nende huvid võivad päeva lõpuks nagu päris nagu teistsugused olla. Et nad ei kõnni alati ühte jalga. Et ma arvan, et kindlasti neid ühised nagu jõupingutuste nagu kokku panemine on kindlasti Eestis tulemas, aga ma ei usu, et ta tuleb ühistuliselt. Ta tuleb pigem aktsiaseltsina või midagi taolist vormina.